Ma arvan, et paljudes majapidamistes üks kevadine sagedasem töö on oma terrassi ja terrassimööbli eest hoolitsemine. Mul on ka siin praegu käsil üks sellise terrassitooli puhastamise projekti, õlitamise projekti. Mõtlesin seekord, et kasutaks Tikurilla tooteid. Selleks, et nüüd kõik õigesti teha, otsustasin, et pöördun Tikurilla spetsialistide poole ja uurin järgi, mis tooteid kasutada ja mis järjestuses neid peaks siis peale kandma. Kui ma nüüd olen endal selle sobiva õli välja valinud selle terrassitooli jaoks, tahan seda hakata üle tõmbama, tegelikult see vist nii päris ei käi, et ma võtan selle õli ja pintseldan kohe peale. Ja, et algus kindlasti peaks selle mööbli ära pesema ja Tikurilla terassi ja kaluste pesuaine on olemas süke graanul, see segatakse veega kokku ja kantakse siis tegelikult niiskele mööblile peale see, et ennem lastakse natukene märjaks mööbel, siis kantakse see aine peale sinna, lastakse toimida umbes 15 minutit ja siis harjaga kergelt hõõrudes, veega rohkelt loputades pärast ja siis on juba kuivamisprotsess ja siis läheb see õlitamine lahti. Miks on see vajalik, on see, et see pesuaine avab poorid, puhastab vanast õlist selle toote ära, peale kõike seda on siis sellel õlil kuhugi sisse minna. Täna me siis kasutame õli, mis on vee baasil biopõhine õli. Osa toorainest on siis taimne ja taastuv ja kindlasti on ta siis keskkonnasõbralik toode. Mitu kihti peaks õli peale kandma, et mul oleks mööbel hästi kaitstud? Õliga on selline lugu, et soovitame siis ühe kihi panna korralikult. Õli ei tohi liiga paksult kanda, sest kui õli panna paksult, siis see jääb nakkuma, siin on nätskeks ja see ei ole hea. See liigne õli tuleb siis kindlasti maha võtta puuvilase lapiga hiljem, sest kui õli jääb paksult, siis ei ole hea. Tänapäeva kaasaegsed õlid kindlasti meil kestavad 4 aastat, aga see kõik oleneb sellest, mis toon on, kus see mööbel asetseb, et palju ta koormus saab, et soovitame iga kevad üle vaadata ja siis selle järgi otsus juba teha. Ühte asja ma tahaks südamele panna, nagu kõikide nende meie nõuandelugudega, siis alati rääkige spetsialistidega. Spetsialisti leiate te hästi varustatud kauplustest, kus on väga targad inimesed, aga Tikurillal on veel üks väga selline läbimõeldud ja põnev infoallikas, nimelt nendel on värviabiliin. See on siis 12 011 telefoninumber, see on tasuta telefoninumber ja sealt te saate kindlasti kõik vastused, mis puudutab siis erinevaid viimistlusvahendeid, kuidas neid peale kanda, millised valikud üldse on, miks midagi kuskile valida. Nii et ma kindlasti soovitan nõu küsida, et selline letide vahel käimine ja suvalise purgi haaramine võib teinekord lõppeda ootamatu tulemusega, mida te lihtsalt ei soovi. Jõudu tööle! Mõned saated tagasi Messi nurgas sai välja käidud üks põnev idee, kus me kasutasime terrassimaterjali ja mõnda terrassi kinnitusvahendit selleks, et luua sellised põrandarestid. Meie käisime välja idee, et panna need näiteks kivist saunapõrandale. Tegelikult võiks need panna ka kuhu iganes. Oma põnevaks leiuks võiksin öelda, avastasin puumarketist ühe sellise toote nagu kumitekk, mis tegelikult on selle sama asja läbi mõelnud palju põhjalikumalt ja palju paremini kui see, mis meie tegime, kus siis on samamoodi termopuidust elemendid. Need elemendid on juba augutatud, ehk siis taga on spetsiaalsete kohtade peal augud, kuhu käivad sisse sellised selleks loodud kummist ühendusdetailid ja nüüd need augud on selliselt siia taha sätitud, et kui tahta luua erinevaid mustreid, näiteks telliskivimuster, nagu meil siin on parasjagu pooleli, mida ma olen alustanud, või näiteks kalasaba või veel mitu erinevat mustrivarianti, siis erinevat moodi neid klotse kokku ladudes see kõik õnnestub ja need ühendusaugud ja ühendusdetailid on õigete kohtade peal. Nüüd kõige põnevam asi, ma arvan, kogu selle toote juures, lisaks sellele, et kõik on väga läbimõeldud ja ilus, on planeerimistööriist. Nimelt, internetis on olemas spetsiaalne kalkulaator, kus te saate välja arvutada, et millise mustriga, millisele rõdule, kui palju mingeid detaile läheb. Ehk siis mitu pakki te peate ostma teatud pikkusega detaile, selleks, et kõik korralikult tehtud saaks. Ühtlasi on seal kohe kirjas ka
eelarve. Selliselt ei juhtu sellist probleemi, et ostate endale näiteks materjali liiga palju või jääb puudu või on midagi valesti, vale mustri jaoks on terve hunnik mingeid pakke, mis on ühesugused, mida tegelikult vaja ei olegi. See on täielikult välistatud. Planeerite internetis oma selle põranda ära, tellite kas või otse internetist kauba ära ja tegelikkuses on teil järgmisel päeval olemas terve rõdujagu vajalikku materjali. Ja ma usun, et praegust selle esimese väikse katsetuse näol, mis ma siin teinud olen ja neid tükke paika sättinud, see on lihtne, kiire, nii et mina usun, et päevaga paneb selle asja küll ilusti kokku, ükskõik millise suurusega rõdu teil on, kui vähegi on peale hakkamist ja tahtmist. Mõelge selle peale. Miks käia külma jalaga kivist rõdul, kui saab käia ilusa, pehme, sooja puidu peal?